Tere! Tutvustame 2026 aasta ettevõtluse meetme taotlusvooru tingimusi. Taotlusvoor on siis avatud 2. veebruarist kuni 9. veebruarini. Meetme rahaline maht on 390 541 eurot ja meetme eesmärk on piirkonna majanduselu mitmekülgselt ja jätkusuutlikult edendavad ettevõtjad. Taotlejaks saavad siis olla Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas vähemalt 1 aasta tegutsenud mikroettevõtjad, väikeettevõtjad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas töötlev tööstus või on teenust pakkuvad ettevõtted, mille teenus on siis suunatud Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikele. Annavad siis tööd alla 10 inimesele ja kelle aastane käive ja või aastabilansi kogumaht on kuni 2 miljonit eurot. Või annavad tööd siis alla 50 inimesele ja kelle aastane käive või aastabilansi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot. MTÜ-d, sihtasutused ja ettevõtjad, kes edendavad turismivaldkonda tegevusrühma piirkonnas. Toetus on siis alates 10 000 kuni 80 000 euroni ja toetuse määr ettevõtjatele ja ka kõigile teistele on siis 60% abikõlblikest kuludest. Toetavad tegevused jagunevad siis 3 plokki. Esimene on siis energiajulgeolek ja ettevõtete tõhususe tõstmine. Siit on siis lubatud kõik energia ja taastuvenergia lahenduste jaoks vajalikud investeeringud. Taaskasutuse, keskkonnasäästlike ringmajanduse tehnoloogiate kasutuselevõtt ja kohaliku ressursi senisest suurem kasutamine, selle soodustamine ja erinevate lahenduste väljatöötamine. Teine plokk on siis toodete ja teenuste arendamine, ehk siis toodete või piirkondlike teenuste arendamine, turismi elavdamisele suunatud investeeringud, mis on suunatud siis turistide piirkonda toomisele. Siinkohal on siis lubatud eelkõige need tegevused, mis aitavad seda turisti siia piirkonda tuua, mitte majutuskohtade rajamine. Kaugtöökohtade infrastruktuuri arendamine ja ettevõtluse edendamine piirkonna maine kujundamise eesmärgil põhitöökoha kõrvalt äritegevuse edendamiseks, sealhulgas siis loomemajandus. Ja kolmandaks rühmaks on siis haavatavate sihtrühmade kaasatus. Siin on siis tööturult eemal olevate sihtrühmadele ettevõtjate profiili ja eripäraga sobituvate sekkumiste väljatöötamine ja rakendamine ja erinevate vanuse ja tervislikust seisundiga gruppidele tervist, paremat toimetulekut ja aktiivset osalemist tööturul toetavad investeeringud. See osa siin on siis nagu selline pehmem osa sellest meetmest, kus siis taotlejal peab olema siis partner ja seda saab teha siis ühisprojekti alt. Abikõlblikest kuludest. Abikõlblikud on eelarveprojektis kavandatud toetava tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, sealhulgas tähistamiseks kasutatava sümboolika ja teavitustegevuse maksumus, mis on siis sihtotstarbelised, mõistlikud, majanduslikult soodsamad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks. Mitteabikõlblikke kulusid on oluliselt rohkem. Need on siis käibemaks, erisoodustusmaks, riigilõivud, sularahamaksed, stipendiumid, annetused, sõiduauto soetamise kulud, sealhulgas ka siis liisimise kulu, siis igasuguste lepingutega seotud kulud. Ühistegevuse puhul on siis partneri tegevuskulu ei ole abikõlblik, ehitusmaterjali ostmise kulu ilma ehitustegevuseta, sellise ehitustegevuse kulu, mida ei ole teinud ehitusalal tegutsev ettevõtja ja sellise ehitustegevuse kulu, mis ei võimalda seda siis hiljem sihipäraselt kasutusse võtma. Maa ja olemasoleva ehituse ostmine, siis Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse poolt sätestatud kulud, mis on eelkõige seotud siis põllumajandusliku valdkonnaga,
ja enne kohalikule tegevusrühmale projektitaotluse esitamist tehtud kulu, välja arvatud ettevalmistava töö kulu. Ja toetava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline kulu. Lisadokumendid, mis tuleb siis koos taotlusega esitada, on siis äriplaan koos finantsprognoosiga 3 järgneva majandusaasta kohta, äriühingul siis raamatupidamise bilanss ja kasumiaruanne, majandusaasta aruanne, liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ, ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse, renoveeritakse või kuhu seade paigaldatakse või kus seda kasutatakse, on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 3 aastaks. Uue hoone puhul on nõutav hoonestusõigus, siis KOV-i kiri ehitusloa vajalikkuse kohta, kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid ja ehitustegevust tõendavad dokumendid. Kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid on siis 3 võrreldavat hinnapakkumist, kui toote või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Võrreldavate pakkumiste puhul peavad siis pakkujad olema asjakohased ja üksteisest sõltumatud. Üks hinnapakkumus asjakohaselt pakkujalt, kui toote või teenuse käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot. Hinnapakkumus peab sisaldama projektitoetuse taotleja nime, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumise väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust ning vajaduse korral tehniliste tingimuste loetelu. Hinnapakkumiseks loetakse ka muud dokumenti, millest peavad selguma töö, teenuse või vara üksikasjalik kirjeldus, dokumendi kuupäev ja maksumus. Selleks võib olla näiteks veebilehelt tehtud väljaprint. Ehitustegevuse puhul peab hinnapakkumus olema PRIA vormil. Selles osas on tulemas nüüd muudatus, kuna ministeerium on ette valmistamas liidermääruse muudatust ja see punkt muutub. Taotleja ei tohi siis küsida hinnapakkumust endaga seotud isikutelt tulumaksuseaduse paragrahv 8 lõige 1 mõistes. Ehitustegevus. Ehitise ehitamise korral tuleb esitada väljavõtte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt. Eelarve siis PRIA vormil, hetkel on siin siis kehtiv määruse nõue, aga see muutub. Ja projekti esitamine. Taotlus tuleb siis esitada läbi e-PRIA keskkonna. Tegevusrühma ehk siis partnerluskogu küsimused projekti kohta on kättesaadavad meie kodulehel. Taotlejal on kohustus eelnõustamisele. Taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe taotluse ja menetlusse võetakse taotlused, mis on esitatud PRIA e-teenuse keskkonna kaudu välja kuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00. Ja projekti esitamine. Taotluse esitamisel on oluline eesmärgi sõnastamine. Et on eesmärk, siis see peab sisaldama vastust küsimusele, mida tehakse, milleks tehakse ja mis on oodatav tulemus. Siin on siis ära toodud ka selline näide selle kohta, et taotleja peab e-PRIA taotlusvormis sõnastama detailandmete sakis projekti nimetuse ja esitama kokkuvõtte projekti eesmärkidest. Eesmärk on lühike kokkuvõtte lahendusest, mis vastab arenguvajadusele ehk millist kasu saab taotleja selle projekti elluviimisest. Sõnastuse ja selle pikkuse valimisel tuleks meeles pidada, et toetuse eraldamisel kantakse eesmärk ka projekti tähistamise infotahvlile, kui toetuse summa ületab 10 000 eurot. Ja siinkohal on ka siis toodud näide, mis on siis mitte nii sobilik ja natuke sobilikum. Ja meeles tuleb ka pidada, et viimasel väljamaksel peab projektis toodud eesmärk olema ka saavutatud, nii nagu see on siis sõnastatud. Ja toetuse saaja kohustused saavutab toetava tegevuse eesmärgi ja tulemuse. Vähemalt viimase maksetoetuse ajaks on toetuse saajal kasutusluba või teatis
tegevusluba või esitatud majandustegevusteade, kui see on nõutud. Tagab toetava tegevuse sihtotstarbelise kestuse vähemalt 3 aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest ja võimaldab teha auditit ja teostada järelevalvet. Kui on tegemist siis muudatusega, siis tuleb sellest PRIA-t kindlasti teavitada ja näitab siis avalikkusele, et tegemist on toetuse abil elluviidava tegevusega. Selleks siis on selline märgistuse silt. Kui teie toetuse summa ületab 10 000 eurot, siis tuleb selline silt panna seinale. Ja aitäh!